No tšau sõbrad, olen Uku Urmas ja teen väikse videotuuri. Just lõpetasime pildistamise Tartu maantee 65 ühes lahedas kahetoalises korteris ja mõtlesin, et ma kraban oma telefoni ja teen sellega väikse videotuuri. Nii, kaamera laiemaks, pumm! Ühesõnaga, hästi teistsugune kahetoaline korter. Koridor algab kohe justkui kapi ja köögiga, ehk niisugune hästi huvitav avatud stiil. Loomulikult on siin olemas nõudmismasin, nagu igas modernses kodus võib olema. Esikus siin kohe ongi niimoodi, et suur kapp riiete jaoks ja hakkabki pihta ahi, kapid, kõik siin igal pool on kappe täis. Ja kui on mõnus avar tunne on siin, seal korteril on siis elektriküte, mida siis teeb siis õhksoojuspump. Mõnus niisugune avatud vannituba koos tualetiga ja siin on tõesti ruumi, selles mõttes on siin hästi palju. Ja loomulikult hästi oluline, mis on vannitoa reeglid. Kuid nüüd, uksed siin käib kinni kõik liugustega, nii magamistoas sealpool kui ka siis siin vannitoas. Et liuguks sõidab siia ette. Nüüd on siis elutoasa, siin on siis diivan voodi, mille all on panipaik, mõnus siuke peegel enda imetlemiseks ja siis taaskord siin korteris on hästi kihvt lahendus, mis mulle meeldib, ehk elutoas on teleka taga peidus kapp. Vaatame järgi, lükkame uksed eest ära. Nii. Ehk siis selline riiulitega päris sügav kapikene. Kui ma nii-öelda käega mõõdan oma pikkust, siis ma võin siin julgelt öelda, et siin on 50-60 senti sügavust. Ehk siis oma asju saab ilusti ära panna. Nii, ja nüüd läbi köögi. Läheme siis siit veel magamistuppa. Ehk siis juba mõnus voodi, 1,40 m lai. Niisugune lihtne, hubane ja siin korteris on hästi hea õhk on siin, hästi paksud kiviseinad on, naabrid siin ei kuule ja kommunaalid on siin korteris täpselt nii, et kuidas sa ise soovid nii-öelda kütta, ehk siis kõik on elektrikütte peal ju. Kui nii, see väike videotuur sai läbi, jaa, üks asi veel, vaata koos minuga, et siin korteril on koos teise korteriga ees ühine esik ja see teeme. Ühine esik ja siin esikus on omakorda kapp. Siin on väike chillimisala ja siin on ka veel lisaks rõdu, mis on siis kahe peale kasutamiseks. Ei ole just paljusid üürikorterid, mis on üks huvitava lahendusega. Asukoht on väga hea ja võimalus on saada ka fikseeritud parkimiskoht sisehoovis. Kuid muidu, kuna ma asun Tartu maantee 65 ehk siis kesklinnas, on linna territooriumil ju parkimine circa 120 € aasta, oli vist nii. Kuid igatahes suvekommunaalid on siin kuskil 40–60 € ja talvel on siis kuni 110 €. Kõik kokku juba. Kuid kui see korter teile meeldib, võtke minuga ühendust ja peatse kohtumisele juba uues videos. Tšau!